Tere tulemast tagasi, loodan, et saite kohvipausi ajal natukene keha kinnitada ja mõningate inimestega vestelda, võib-olla ka mõne uue tuttava endale. Et ka need, kes veel ei ole saali tulnud, saaksid aru, et programm on alanud. Ma palun, et need, kes on saalis, teeksid suure aplausi. Teie ette astub missionikoor, dirigent Maarja Vardja. Palun. Milleks sind tarvis on, savinõu, teiste uhkete pottide seas. Palju pikemad nende kaelad, kui nad seisavad leti peal reas. Sa segad vaid teiste paraadi, kui nad müügiks on laada peal. Neil tähtis on näidata glamuuri, sinu koht on eemal seal.
ostjadki sagivad siin, neil peod täis säravaid münte. Mine sinna, kus nurgas koerad närivad lõppenud eeslikonte. Lükati kõrvale savinõu, sest temale polnudki ostjat. Või kes vaatakski sellist kaupa, kelle eest pole kostjat. Päev möödus ruttu, äri aetud. Kõlisev münt vahetas kotti. Mõnigi mees läks laadalt koju, kandes kaenla all uhket potti. Lõppeks tuli kerjus, vaene mees. Kui laadamelu oli lõppenud, korjas üles hüljatud savinõu, mis pooleldi prahisse uppunud. Jõuab koju väsinud kerjus. Öö hiline, möödas raske päev. Kerjakott tühi, pole süüa. Raske kanda on vaese vaev. Istub siis tuhasel asemel, kummuli kallutab savinõu. Midagi kõliseb kividel. Vaatab, kuldraha ta põrandab. Kas tõesti juhtus ime see? Just minule. Kas tõesti juhtus ime see? Just minule. Kui kullatrükki leidsin savipoti seest, siis mida väärtuslikku ole võiks küll minu sees.
järgnevalt teritada mõistust ja fokusseerida tähelepanu. Pastor Meego Remmel tuleb jagab meile mõtisklust loovisikute väljakutsetest Jumala riigis. Meego, palun. Tere, mis siis on õhtupoolikut? Aitäh Maarja Südamest ja kogu teie suur kollektiiv selle võrratu ja väga pudutava esituse eest. Võib-olla ongi natuke raske siit edasi minna, sest me oleme ilmselt lummatud veel sellest, mis me nägime. Ja võib-olla mina tunnen ka ennast natukene selle savipotina siin praegu selles mõttes, et mina ei ole ühegi kauni kunsti esindaja. Mõtlesin läbi, ei ole ma muusik, ei ole ma kirjanik, ei ole ma näitleja, ei ole ma lavastaja, ei ole ma tantsija, ei ole ma räppar, ei ole ma disainer, ei ole ma lilleseadja. No mitte ükski ei sobi mulle. Aga eile ma kurtsin oma tütrele ka seda, et näed, et vaata, et mina pean rääkima nüüd ja siis ta ütles, et aga sina saadki kõrvalt vaates natuke objektiivsemalt seda käsitleda siis. Et katsuge siis hakkama saada. Üks asi siiski meid ühendab. Ja see on see, et me kõik oleme loodud looja näo järgi. Ja see on see miski, millest tegelikult me lähtume. Et meid on, vähemalt kristlastena me usume seda, ja kui me loeme piiblit, siis me saame aru, mida tähendab see, et me oleme loodud looja näorgi, et see on, mis meid ühendab, sõltumata sellest, kus valdkonnas me keegi oleme. Ja kui me mõtleme sellele looja näo järgi loodule, siis mina rohkem olen nagu seal teoloogia, filosoofia, eetika poole peal, siis sagel räägitakse, et see inimese jumala näolis on nagu selles, et meil on mõistus ja südametunnistus ja teatud vabadus ja sotsiaalsus ja nii edasi. Aga võib-olla vähem on seda rõhutatud, võib-olla teie rohkem näete seda, aga mina kuulen ja loen seda vähem, et meie looja näolis on tegelikult selles, et me oleme loovad olendid. Ja äkki see on enne kõike, et me oleme loovad olendid. Ma toon ainult ühe sellise nagu hästi triviaalse näite, aga et me kõik näeme und tõenäoliselt. Ja vaadake, ma olin hiljuti ühel neuroloogide konverentsil, kus öeldi, et 98–99% minu nägudest on eilsest päevast ja möödunud sündmustest. Ja mis see 1% seda me ei tea, aga mis on huvitav, on see, et kui need nagu mingid sündmused moodustavad mingid pildid ja siis unes me loome isegi siis, kui me ei ole nagu väga teadvusel nii-öelda, me loome lugu. Meid on tuunitud, meid on disainitud siia maailma niimoodi, et me oleme loovad olendid. Ja nüüd siin ongi esimene väga oluline nurgakivi, nagu, et kui mõtleme iseendast kui inimesest, kui loovast inimesest, et me oleme kutsutud mõtlema endast kui loodust ja samas kui loojast. Me ei saa ennast mõelda ainult looduks, sest see alandaks seda, mida Jumal on meist tunnistanud. Ja kui me mõtleksime ennast ainult loojaks, siis me mõtleksime ennast liiga palju, mida Jumal ei ole ka mõelnud. Et me oleme seal loodu ja looja piiri peal. Me asetame ennast sellesse maailma selle kaudu. Nüüd, ma ei tea, millise valdkonna loov inimene sa oled, aga kui me mõtleme endast ka, siis üks kiusatus on meil ka mõelda endast üksi või kõigepealt lähtudes iseendast, et kuidas minu annid, kuidas minu tegu paigutuks, kui siin väljakutsetest Jumalriigis, kuidas see paigutuks nagu sellesse maailma. Aga kui me loeme loomislugu, siis me märkame, et Jumal ütleb, et tehkem inimesed, tehkem nad oma näo järgi
meheks ja naiseks, et nad looksid, et nad, see viljakus on mõnes mõttes ka ju selline üle aegade jätkusuutlikkust tähendav suurus. Ja me ei saa kunagi olla viljakad, ehk siis oma loomingulist tõelist potentsiaali teostada üksi. Me oleme kutsutud olema koos Jumalaga, koos inimestega me kõrval ja koos isegi ka selle looduga meie ümber. Meie ei loo ei millestki. Meie võime luua millestki. Ja see on meie antus selles maailmas Jumala poolt. Martin Buber on üks juudi mõtleja, kes on kirjutanud raamatu, millega ta läkski ajalukku, Mina ja sina. Ja ta ütleb niimoodi, et sellel hetkel, kui me ütleme loodule või loodusele enda ümber sina, et ta ei ole mingi abstraktne suurus, ta ei ole midagi eemal olevat, vaid ma ütlen talle sina. Sellel hetkel, kui ma ütlen teisele inimesele sina, sellel hetkel, kui ma ütlen Jumalale sina, ma luban ta oma ellu ja luban temal oma elu mõjutada. Ta hakkab mulle mõju avaldama, ma teisenen, ma muutun, aga ma saan rohkem selleks, kelleks tegelikult ma olen mõeldud olema. Ja siin on see väljakutse, et kui meil on, minu teemaks oli, et väljakutsed, loovinimeste väljakutsed, et see oleks esimene väljakutse ja pärast te saate gruppides ka vastavalt oma valdkonnal nagu arutada seda, aga see esimene väljakutse, mida ma näen, on see, et ma näeks sellele nagu sellise sõna nagu personalisatsioon, et kuidas ma personaliseerin selle, kes ma tõeliselt olen looja palges, kes ma olen. Ja kui ma seda mingi nihkega või nagu valesti taban, et siis tegelikult ma ei saa olla tõeliselt see, kes ma olen ka. Ja selles on ka, kui me vaimulikus terminoloogis mõtleme, siis selles on mingisugune kapital. Nimetagem seda spirituaalseks kapitaliks. On see, et ma asetun õigesse, vaimsesse suhtesse Jumalaga, teiste inimestega, looduga enda ümber. Inimesena, see eeldab tegelikult, ma olen ka alandlik siis. Mõned sellised sõnad äkki tulevad tuttavad ette, humus, humilitis, humanitas, humanitate, humans. Me oleme huumus ja samas see ongi meie humansus või see meie inimeseks olemine. Et me saame aru, et me ei ole kõik, vaid me oleme keegi tänu sellele, et meid on ellu kutsutud, meid on üles tõstetud sellest. Ja Jumal annab sellele kuju meie elus ja on kutsunud meid sellele kuju andma. Kolossa kirjas on öeldud, et Jumala nähtamatu olu on ilmunud Jeesuses, on võtnud kuju, nähtamatu kuju on võtnud ta Jeesuses. Ja ma arvan, et kui me oleme kristlastena nagu see Kristuse koguduse ihu, see kirik, et siis Jumal tahab võtta nagu kuju meis. Ja me peame lubama, me peame talle ruumi tegema selleks, et ta saaks seda teha. Ja selleks on vaja see personaliseerida, see kuidagi integreerida endasse, see identifitseerida iseendaga. Ja siit tulevad need identiteedi teemad, siit tulevad integriteedi teemad ja miks mitte ka inspiratsiooni teemad, et kui ma mõistan, kes ma olen Jumala ees. Võib-olla kui näiteid tuua, siis mõtlesin, et 4 asja, 4 näidet erinevatelt valdkondadelt, et kui tulla maalikunsti juurde, siis on see hästi tuntud lugu Kaarli kiriku Absiisi freskost, mida Köhler maalis ja ta tahtis Eesti Kristus teha. Ja siis ta leiab selle ilusa Villemi Hiiumaalt ja maalib teda ja pärast saab anonüümkirja, et kelle sa oled maalinud, kas sa oled maalinud Kristuse või oled kuradi maalinud, sest ta oli kubjas. Ja Jaan Kross on sellest väga hästi kirjutanud oma 3. mäed jutustuses. Ja kuidas siis Köhler küsib, et keda ma olen siis maalinud Eesti rahvale, oma rahvale Kristuseks, messiaks, päästjaks, on ta tõesti kubjas.
ja ta saab aru, et kui ta oleks maailm ka kellegi teise järgi, oleks leidnud kellegi teise modelliks, kes oleks olnud nagu parema eluga, siis ta oleks ikkagi olnud puudulik. Ja kui ta oleks leidnud iseenda ainult, et ma olin iseenda, ta oleks olnud ka puudulik ja katki ja patune. Ja korraga ta saab aru, et ainult Kristus ongi see, kes meid tegelikult lunastab ka meie puudulikkuses, meie lõpetamatuses. Ja see teeb alandlikuks. Aga see annab ka tohutu potentsiaali meis. Nii et see spirituaalne kapital ei ole meist ja see on meile lihtsalt kingitud armust. Ja on need annid, on need võimed, talendid, mis iganes mõju tegelikult meil on, et see peab alandlikuks. See on väljakutse, kuidas säilitada see suhe loojaga, teiste inimestega, looduga. Saad aru, et ma ei ole üksi kõik ja et meil on kutsutud olema sellesse maailma paiknemas just niisuguses suhtes. Teine väljakutse. Annaks selle nime kommunikatsioon. Ja see seondub ka sellise kapitaliga nagu sotsiaalne kapital. Kui mul on mingi idee, kui mul on mingisugune loov mõte, mingi unistus sellest, mis võiks tulla esile, siis ma pean selle panema mingisse keelde. Ja see keel peab olema selline, et ta kuidagi kõnetab, et ta jõuab pärale, et see sõnum ei jää lihtsalt kuskile kumisema. Nüüd selle keele valik, te teate ise oma valdkonnas nagu kõige paremini seda, ei ole üldse kerge teema. Pärast, et meil igalühel on oma emakeel, aga alati mu emakeel ei ole arusaadav kõigile. Selles keeles on hästi palju tähendusüksusi, et millised ma nendest valin. Ja Jumal aitab meil areneda nagu selles ka kindlasti, nii nagu me lingvistilises keeles kasvame ja areneme, nii kindlasti Jumal loojana lubab meil ka kasvada ja areneda selles keelevalikus. Aga kui me suudame valida ja arendada ja kommunikeerida selles keeles, mis jõuab pärale, mis kuidagi kõnetab, mis muutub tähenduslikuks. Olgu see siis mingi muusikapala või olgu see üks kunstiteos või olgu see üks koreograafiline pilt või mis iganes see on. Et siis sinna tuleb ka see kapital juurde, mida me tegelikult kõik vajame ja otsime ja see on see, et me saame nagu mingi usalduse. Et see, mida me teeme, osutub tähenduslikuks, see kommunikeerib, see jõuab pärale. Nüüd selles kommunikatsioonis, kui me mõtleme Jumala palgees ennast, looja palgees, siis on väga oluline ka, et seal on üks mingisugune prohvetlik aspekt. Ja et kui mul on üldse mingi sõnum öelda, siis see peab olema ka prohvetlik, ei mitte sellepärast, et ma nagu profeteeriksin kogu aeg midagi, vaid et see oleks sõnum, mis on suurem kui ma ise, mis hakkab ise ka elama. Ja olgu see siis jälle muusika või kunst või film või poeesia või, et see sõnum on tegelikult suurem kui ma ise vahel. Ja ma ei kontrolli seda enam, aga ma pean selle kätte saama, selle keelde tõlkima ja selle edasi andma. Võib-olla näide siin selles vallas oleks Arvo Pärt, kes umbes 40 aastat tagasi oli see, kui ta kellahelina nagu inspiratsioonis leiab oma tintinnapuli. Ja ta valib, ma ei tea, kas keel valib tema või tema valib keele, aga igatahes ta valib selle käia seda teed. Ja see muutub, esialgu on see nagu isegi arusaamatu, et mis muusika see on.
kuni lõpuks saadakse aru, et ta on andnud ühe uue keelesüsteemi, kuidas mõelda ja kuidas luua tähendust ja kuidas kõnetada. See sõnum osutub nagu suuremaks kui ta ise. Ja sealt tuleb tema sotsiaalne kapital, sealt tuleb tema usaldusväärsus kuni muusikamaailma tippudeni. Aga tema puhul on ka väga huvitav vaadata seda spirituaalset kapitali enne kõike. Et kõigepealt on ta lihtsalt üks tavaline humus, inimene, kes on Jumala ees ja ütleb, et ma parem vaikin ja ma parem kuulan, mida Jumal teeb ja sealt kasvab välja tegelikult see millegi suurema väljakuulmine, mille ta siis sõnastab või paneb sellesse keelde, mis muutub kommunikatsiooniks. Ja see on meie väljakutse, ükskõik mis vallas me oleme. Et see, mida me kommunikeerime, see sõnum on midagi jäävat. 3. väljakutse, nimetagem seda retseptsiooniks. Ja see seondub ka niisuguse väga keerulise teemaga nagu finantskapital. Sest kui me ka valime keele ja kommunikeerime sõnumit, mis on prohvetlik, aga kui see ikka kuidagi pärale ei jõua, siis tegelikult ta ei leia nagu kandepinda, kõlapinda ja ta ei loo ka võimalust, kui sellega edasi liikuda ja areneda. See retseptsiooni teema seondub ka meie inimlikkusega. Seondub selles mõttes meie inimlikkusega, et meie kujutlusvõime on piiratud ja me ei suuda alati kujutleda ennast välja oma enda loomingust, kuidas teised seda mõistavad. Ja ma arvan, et teil on rohkem kokkupuutud kui minul inimestega, kes on veendunud, et nende see asi, mida nad teevad, on maailma parim, aga keegi teine ei saa sellest aru. Keegi ei ole veel mõistnud seda millegi pärast. Ja siin mõnes mõttes nagu jälle tuleb jalad maas, et saada aru, et ka see kontseptsioon, mis mul on, see, kui me räägime ilust näiteks ka, et see mis on ilus, see, mis on tähenduslik, esteetilises mõttes ka, et ta jõuab nagu pärale. Ja ta peab paigutuma sellesse laiemasse kultuuri konteksti. Kes on siin sinu abilised? Need on kriitikud. Ja vahel on väga raske võtta kriitikuid sõbralikult. Isegi kui me mõtleme lihtsalt tavainimesena, et kui keegi meid kritiseerib, on väga raske võtta teda nagu omaks. Aga mõtleme kriitikust kui treenerist, õpetajast, mentorist, kellestki, kes vaatab kõrvalt ja näeb seda asja nagu kuidagi mingisuguses teises võtmes, mitte läbi sinu subjektiivse prisma, vaid mingisugune, ma ütlen, et see on objektiivne prisma, aga see on mingi teine prisma. Ja siin ma julgustan, et kriitikud on sinu sõbrad. Nad on need, kes võimaldavad sinul olla ja sinu sõnumil selle retseptsioonil üldse teostuda. Ja teiselt poolt nad vajavad sind ka, et üldse ise olemas olla. Et see ongi niisugune dialektiline vastuolu, kus on väga suur väljakutse, kuidas teha sõbrad nendest, kes nagu on sinu vastandid mõnes mõttes. Aga maleti ei saa ka üksi mängida. Ja selles mõttes retseptsioon loome mõttes ei teostu ilma nende kriitikuteta. Ja kui me räägime Jumalariigist, siis võta julgustatult ka omaks see kriitika, mida kirik või kirikus olevad ametikandjad ütlevad. Võib olla nii, ma mäletan, kui ma siin samas koguduses üles kasvanud ja kui me tegime esimest bändi, kui ma olin väike poiss või 12-aastane, siin samas laval laulsin ja tegime oma arust jõle lahedat asja, aga kõik ei saanud aru, see oli lahe. See nagu ei toiminud, on ju.
aga et seda kriitikat võtta nagu ka õpetajana, et kuidas seda teha niimoodi, et see jõuaks pärale. Nii et kuidas paigutub nagu see loomevõime või loomingulisus ka sellesse Jumala riigi maapealsesse nähtavasse ossa, mida mõtleme kirikuna või koguduseluna, siis seal on ka väga palju edasi mõelda ja ma tooks siit näite filmikunstist, Mandariinide filmist, et ma ei arva, et Mandariinide film oli nagu parim võimalik, mis Eestis on kunagi olnud, et see jõudis Kuldgloobuse ja Oscarite nominendiks. Mulle meeldis palju rohkem samal ajal tehtud Martti Helde film Ristuules. Palju võimsam minu arvates. Aga mis juhtus selle Mandariinide filmiga oli see, et seal oli idee, mis liikus nagu riigist riiki ja loovinimeselt loovinimesele, aga sinna kaasati rohkem. Sinna kaasati kogu see kultuuri hoovus, kriitikud, PR-inimesed. Ja see pandi kõlama niimoodi, et ta jõudis tegelikult inimesteni. See retseptsioon sündis mitte ainult nende filmi või selle geniaalse idee kaudu, vaid tegelikult see sündis nagu selles koostöös. Ja see on väga suur väljakutse. Eriti kui me teeme midagi, mida ma teen üksi ja ma mõtlen, et ma olen kõige. Kui sa oled koorilaulja, siis ei saagi, kooris peab laulma nagu kellega koos, eks ole. Aga kui sa teed mingit niisugust asja, mis on sinu asi, et siis kuidas leida need kriitikud ja partnerid, kes viivad selle pärale. Aga finantskapital tuleb ainult siis. Midagi ei ole teha. Ja viimane, 4. väljakutse, nimetagem seda kontekstualisatsiooniks. Ja see seondub niisuguse kapitaliga, mida võib nimetada sümboolseks kapitaliks. Vaadake, need loovinimesed, kes on personalisatsiooni ja kommunikatsiooni ja retseptsiooni väljakutsetega toime tulnud. Need loovinimesed omandavad mingi niisuguse imago, et nende sõnum, tal on mingid ülemtoonid, mis haagivad natuke üle aega, natuke rohkem kui see sama kultuuri kontekst, kus ta on sündinud. See on midagi jäävat. Ja see kõnetab üle nagu kultuuri või selle konkreetse paradigma piiride. Ja Paulus, tuleks veel korra selle Kolossa kirja juurde tagasi, oma 4. peatükis ütleb niimoodi, et palvetage minu eest, et Jumal avaks sõna ukse, et ma teaksin, kuidas igaühele tuleb kosta. See ütleb, et seda aega tuleb kalliks pidada ja see ütleb, et see kõne peab olema nagu armu sees, aga soolaga soolatud. Ja see on nii palju väga sügavaid ja olulisi mõtteid selle juures, aga Paulus saab ka aru, et sellest tema üksi olemisest, nagu, et kuigi ta võiks ja ta teab, mida tuleb rääkida ja nii edasi, et sellest ei piisa, et siin peab olema veel mingisugune jumalik mõõde selle sees, et see muutuks kõnekaks, et ta oleks tasakaalus ja et ta ületaks nagu selle künnise. Ja oled sa kunstnik või oled sa muusik või mis loov inimene sa oled, mis iganes valdkonnas, et me viimselt seisame silmitsi ühe sellise, Paul Tillich ühes oma selle ala kirjutis ütleb, et see on viimne reaalsus, me seisame teilt silmitsi viimse reaalsusega suure tähega, see on see jumalik reaalsus ja see tahab esile tulla üle aegade. Ja siin peab olema seda missioonitunnet, et alati ei pruugigi kõik asjad nagu teostuda minu elu ajal. Kui palju on neid muusikuid ja kui palju on neid heliloojaid, räägime kas või kunstnikke, kelle elu ajal ei ole see kunagi nagu kontekstualiseerunud. Aga nad tegid seda usus ja nad külvasid ja midagi sündis nagu üle aegade. Ma tahaks siin selle näitena tuua Lembit Petersoni teatri vallas.
ja tema on minu jaoks nagu olnud väga suur eeskuju selles mõttes ka, et see personalisatsioon on olnud nii kõikeandev. See usuline, spirituaalne nagu integriteet, see terviklikkus isiksuses on olnud nii, et ka sellel ajal, kui oli Nõukogude režiim ja 40 kirja kirjutati, et ta tundis, et ma pean andma sinna ka oma allkirja, oma nime. Ja kui paljud taandusid sellest nimest ja nüüd hakati pitsitama ja kiusama, siis tegelikult tema jäi kindlaks. Ja ta küsis, et kust ma võtan selle jõu, et jääda endale kindlaks. Ja siis ta saab aru, et Poolas on solidaarsusliikumine ja seda toetab katoliku kirik, paavst Johannes Paulus II. Ja ta saab aru, et ta üksi ei saa hakkama sellega, et armastada seda KGB ülekuulajat, ohvitseri, kes teda tahab maha suruda. Et ta suudab armastada ainult siis, kui ta võtab Jumala appi ja ta jääb kindlaks ja ta jõuab Jumalani, elava suhteni Jumala ja koguduse ja kirikuga. Ja täna, kui ta loob neid teatrumetendusi, siis võib-olla need on nagu nišiteater, aga need on kultuurisündmused, mille tähendus on suurem kui see sündmus ise. Et see ei ole Tšehhov või see ei ole, kui ta saab joobnute eest, nagu saab tunnustuse, siis see ei ole ainult üks etendus, vaid seal saab korraga see sümboolne kapital nagu niisuguse väe ja võime, et inimesed, kes seal on, saavad selle katarsise, mida Aristoteles juba rääkis, eks ole, see puhastumise kogemus, et midagi on toimunud minu sees, midagi on muutunud minu sees. Aga selline asi ei sünni üleöö. Selleks tuli aastakümneid käia seda integriteedi teed, et see kapital saaks avalikuks. Nii et 4 väljakutset. Kuidas ma personaliseerin selle oma looduks ja loojaks olemise? Kuidas ma seda kommunikeerin selles keeles, mis on mõistetav? Kuidas see on vastu võetud, see retseptsioon, niimoodi, et see omab tähendust ja lõpuks millise konteksti see paigutub, et see, mida ma olen teinud, kes ma olen, minu elulugu on suurem, on sümboolsema kapitaliga kui see, mida ma olen teinud. Ma loodan, et te saite must natukenegi aru ja et nüüd see arutelu edasi saab konkretiseerida seda juba igaühe meie elus ja tegevusvaldkonnas. Aitäh! Suur tänu, Meego Remmel. Meid on viidud siis midagi tegema, midagi väga praktilist. Tähendab, et me peame ennast personaliseerima nüüd kõigepealt. Kas me oleme loovisiksused või oleme tohuvabohu, millest peab alles midagi looma hakkama, mis on ka hea muidugi, sest sealt võib tõesti luua, eriti kui sinna valgus sisse tuleb ja siis hakkab väga põnevat. Me tahaks jätkata paneeldiskussiooniga, kui Sven, sa tooksite sealt hulgi neid suuri toole. Ma usun, et tähelepanelikult jälgisid, mida Meego Remmel rääkis, Ilmar Tomus, Kaarel Veljamäe, Maarja Vardi ja Külli Hansen ja Erk Jõks. On 1, 2, 3, 4, 5, jah. Kui te aega saate, siis te võiksite tulla istuma siia toolide peale. Aga kõikidel ülejäänutele on ka, et üks väga praktiline personaliseerimine. Selle plakati peal, mida te kõik olete ilmselt näinud, see flyer ka, on kirjutatud, et konverents on tasuta, aga see jäi kogemata kunstnikul kirjutama, et sissepääs on tasuta. Mis tähendab seda, et selle konverents on ka teatud kulud, meil ühtegi fondi ei ole nagu kaasa haaratud, aga me võiksime olla nüüd osalised selle konverentsi kõige parima, ütleme,
raha, mis on kulunud ka selle konverentsi ettevalmistuse peale, me võiksime olla toetamises selles. Olete valmis personaliseerima nüüd oma väljapanekut ja nii nagu on öeldud, kui sa nüüd kõhkled, ma ei tea, kui palju teil sularaha kaasa võetud on, aga mul on ka marginaal kaasas, nii et te võite pärast kaardiga, plasmaskaardi kaudu anda ka toetuse Eesti Evangeelse Alliansi Art Est toimkonnale, kes seda vastutust kannab. Aga kelle on sularaha kaasas nüüd, siis võite anda. Ja nagu tavaliselt vanakuri tuleb kiusama, kui sa vaatad, et kas anda 5 euri või 10 euri või 20 euri vastavalt sellele sul on kaasas, siis Jumal ütleb, et anna rohkem, saatan ütleb, anna vähem. Nii et sellest sõltuvalt personaliseeri ennast nüüd. Aga lisaks sellele 2 asja veel, et kui te olete siia täna tulnud, kes ei ole veel ennast registreerinud konverentsist osavõtjad, siis seal pärast infolauas saate veel ennast kirja panna. Ja veel üks võimalus on tulla võrgustikku, mis on parima sõnumi levitamiseks loodud, koos suudame rohkem. Ja see on nüüd see võimalus, et seal laua peal on ka info, laua peal on vastavalt Eesti Evangeelse Alliansi liikmesastumise avaldused. Olge head, kirjutagem rohkesti neid täis ja siis saame rõõmustada. Eesti Evangeelse Alliansi on 14 toimkonda, üks on nendest Art Est Plus, mida siis Külli Hansen veab ja ma usun, et me saame siis ka teistes toimkondades, olgu see ettevõtlus või evangelism või palve mingi muu. Aga tänud teile. Nüüd sa võid jagada kuigi palju neid suuri mikrofone. Teie ees on nüüd väga põnevad isiksused, üks ägedam kui teine. Ja kõik on tuntud vähemalt kristlikul maastikul ja ma usun, et ka rohkem on tuntust saanud need inimesed ja võib-olla liigume edasi sellest, millest nüüd Meego nüüd koondas need mõtted. Ja ma tean, et Eerik Jõks, sina oled andnud välja vähemalt see kohustus suure paksu kogumiku Kuhu vadis Maarjamaa või kuhu sa lähed Maarjamaa. Ja sa tõstatasid selle raamatu kaudu väga selgelt üles, et me oleme ikka väga sandis olukorras, me ei lähe ette kuhugi või vähemalt otsisime seda teed. Kas nüüd see seltskond, kes siin on, pluss see, mida sa ise juhid, see on see Pühalaulu kool. Mul on õnnestunud üks kord selle koori jõuluõhtul olla ja see oli väga ülendav, võiks öelda. Nautisin seda olukorda, kes iganes kuuleb. Võib-olla räägisid sellest, aga et kuidas nüüd see seltskond koos sul tundub, kas me oleme olemas üldse Eestimaal või ei ole? Ma said küsimust aru üldse. Eks kunstirahvas on alati õnnelik rahvas olnud, ega selle ei ole. Seda võib saalist näha ka. Mina arvan, et ega Meego ei ole küll vähem kunstnik kui mina. Ma ei julgeks küll öelda, et ma rohkem kunstnik olen kui sina. Nii et muide, kui sa tahad bändi teha, siis veel edasi mul oli ka selline mõte, et võiks hakata bändi tegema. Et äkki teeme koos. Rein Õunapuu lubas kokku panna. Luther Rock pidi nimeks saama. Et äkki võtab ühe baptisti ka ja siis mina ka. Et üldiselt on kunstirahvas on õnnelik rahvas, sellepärast, et lohutus on lähedalt võtta. Minu suur eeskuju ja õpetaja professor Toivo Tulev, kes kirjutab üsnagi sellist muusikat, mille kuulajate ring väga lai ei ole. Ükskord küsiti ta käest, et miks sa niisugust muusikat kirjutad? Ja siis ta mõtles, ta on niisugune keskendunud, natukene kurvameelse näoga mees ja ütles, et sellepärast, et see lohutab mind. Ja sellepärast, ega kunstirahvas paigal ei seisa. Küsimus, kuhu lähed Maarjamaa, on niisugune abstraktset laadi küsimus, pigem mõeldud kirikule tervikuna, et kuidas peaks kirik kasutama kunstirahvast selleks, et omale teesuunda valida, et meil 30 aasta pärast Eestis ka veel institutsionaalne kristlus alles oleks, et kirikutes oleks vähemalt
see minimaalnegi inimhulk, kes ukse lahti teeb, küünla põlema paneb ja pühakirja lugema hakkab, see oli rohkem suunatud jah, sinna kiriku poole, aga teie kogu aeg liigute, sellest pole nagu ühtegi kahtlust. Võib-olla kiirküsimus ja võib-olla kõigile pärast. Kuidas sulle tundub ja kõikidele ülejäänutel tundub, kas nüüd loov isiksused on haaratud parima sõnumi kuulutamisse piisavalt või mitte? Kus nad siis on haaratud? Ei saa ju, sellepärast, et nad teevad ise moodi asju. Ja kui keegi teeb ise moodi ja kui ta ei sobitu mingi väga kindla mustriga, siis ta jääbki üksi. Ja võib-olla ongi hea, et siis ta ajabki seda asja oma ette ja üksinda, aga kindlasti ei ole haaratud, vähemalt Eestis mitte. Mul meeldib pastordi kompott selle mõttes, et minu meelest see võib ollagi selline, mis on vahva. Ilmar Tomus, kes on tuntud laste kirjanik, paljude raamatute autor, on osalenud 54 missioonikandja saates, kõikidele väga põnevalt kuulata kindlasti, kuulake jätkuvalt. Mida sa ütled, kuidas on, sa tunned ennast puudutatuna või eemalseisjana oma loovusega kogudusest või on see pigem, et tuleb kasuks? Ei oska neid asju nõndamoodi, kuidagimoodi isegi siduda, selles mõttes, et jah, ma olen koguduse liige ja töötan, löön kaasa, kui pastor ütleb, et tal on nohu ja ta ei saa rääkida, siis ta lubab mind pulti, siis ma pean midagi ette valmistama ja ma usun, et võib-olla ka Jumal on neid jutte puudutanud ühel või teisel moel, kui ma olen võinud kantslis olla. Aga kui nüüd kirjaniku tööst rääkida, ma ei saa ka kirjaniku tööst rääkida kui tööst, sest see ei ole minu töö. Minu töö on olla ametnik. Hakkame võib-olla sealt peale, et kas minu kui ametniku tegevust on Jumal kunagi puudutanud või on ametniku töö Jumala vaateväljast väljas ja Jumal puudutab ainult seda, mida ma kirikus teen. Et äkki ta on nii püha, et ta mind kui ametniku üldse ei armastagi, ainult mind kui näiteks kristlast armastab. Mis ma tegelikult arvan, et Jumal puudutab üht, teist ja kolmandat eluvaldkonda ja küllap ta on minuga ka siis, kui ma ettekirjutusi koostan nendele, kes on seadust rikkunud näiteks. Sest mõnikord mulle tundub, et kui ma koostan mõnda hästi rutiinset ettekirjutust, mulle järsku tuleb ettekirjutust koostades inspiratsioon peale. Ma ei mõtle ühtegi lauset välja, see lihtsalt tuleb kuskilt ja ma saan aru, et see sõnastus praegu on kõige parem. Ja siis tulebki üks selline väga hea sõnastus, mis ei ole Jumala riigi tegevusega üldse seotud, mis on lihtsalt minuga ametniku töö, aga mulle tundub, et ma olen saanud kuskil inspiratsiooni. Kirjaniku töös on ju täpselt samamoodi, et ma ju ei istu mitte kunagi laua taga ega mõtle välja, et ma pean nüüd midagi kirjutama, sest ma tegelikult ei pea mitte midagi kirjutama, aga kui tuleb mõte ja kui mulle tundub, et see mõte on hea, siis ma panen selle kirja ja see tuleb kuskilt, ma ei ole seda ise välja mõelnud, ma ei mõtle neid asju selles mõttes ju ise välja, vaid nad tulevad kuskilt, nad tulevad mingist allikast. Aga kus no raamatud tulevad? Kus raamatud tulevad? Raamatud tulevad sealt samast allikast. Ma just eile käisin lugejatega kohtumas, noorte lugejatega 3. klass Lasnamäel ühes koolis ja küsis, et kus sul tulevad ideed. Mina ütlen, et sealt. Et kirjanik on nagu raadio. Sa keerad nuppu, paned ta käima ja siis tema hakkab neid laineid vastu võtma. Ja siis, kui ta on sellel samal laine pikkusel, kus kohalt need ideed tulevad, siis ta saab need ideed kätte. Laps küsib, et aga miks mulle ei tule? Siis mina ütlen, pane ennast käima, lülita ennast sisse, hakka kuulama. Ja tegelikult ongi nii see, et kui sa hakkad kuulama, kui sa ennast reguleerid sellele laine pikkusele, sellele allikale. Kristlased teavad, mis on see allikas, mujalt ei tule mitte midagi. Mitte midagi head ei tule mujalt. Kusjuures ega see ei tähenda seda, et näiteks kui kirjanik on kristlane, et ta peab siis 3 korda lehekülje jooksul ütlema Jumal, pea, piiskop, piibel.
et ei pea, see ei näita seda, et sa oled kristlik kirjanik, sellepärast et kui me selle mõõdupuu järgi võtaksime, siis tõenäoliselt oleks meil kõige kristlikum kirjanik Andrus Kivirähk. Aga ta tõenäoliselt, ma ei tea, tema sisse ei näe, aga ilmselt ei ole. Nii et see on midagi muud ja ma arvan, et see, mis näitab seda, kas sa oled kristlik looja või mitte, seda näitab see, millisest allikast sa infot võtad. Maarja, sina oled, me oleme kuulnud ühte väga emotsionaalset lugu Savinõust. Ma usun, et mitte keegi jäänud, kes kuulasid, jäänud puudutamata sellest. See oli visuaalselt ja muusikaliselt küps. Kust sinul tulevad siin need asjad? Ma lootsin, et ma saan ühe lihtsama küsimuse. Siin eelmises sessioonis oli ühes kohas, et kus siis sa selle laulu saad, Jumal andis mulle, aga selgus, et laul oli kehva, sõnadega ei olnud üldse mitte midagi. Et sellepärast ma olen tegelikult väga tagasihoidlik ütlemaks, et Jumal andis mulle selle, vaid ma pigem olen tänulik selle idee eest, et ühel hetkel midagi juhtub, mingisugune idee tuleb ja siis ma olen selles mõttes, ma olen väga õnnelik inimene, sa andsid õigesti, ma ei ole üksinda, et selle loo selline puudutus tuli tegelikult minu armsa isa kaudu, kes kirjutas selle Savinõu luuletuse. Ja ta saatis mulle selle kirjaga, täiesti tavalise kirjaga, tuli kunagi juba aastat, võib-olla 10 tagasi isegi. Ja kui ma selle läbi lugesin, siis see kohe kõnetas mind. Ja läks muidugi aega, et sinna siis see sisu ümber tuleks. Ja see, mis nagu tegelikult võiks olla, et mis on nagu see kunst või asi, siis mul seostub see professionaalsusega. Ja see teeb ühtlasi väga-väga alandlikuks. Et kui sa näiteks oled kristlane, oled näiteks helilooja ja kirjutad mingi instrumentaalteose ja paned talle pealkirjaks väravad näiteks, siis oi kui tiip, raudselt on siis tegemist nende pärliväravatega, igavik, kõik asi, kõik kuulavad, kõik õhkavad, mis armas asi. Aga kui ma näiteks seda sama imeilusat teost, hoopis keegi teine on selle loonud ja ma ei tea, kes on ta loonud, siis ongi küsimus, et kas see kõlab samuti. Ja siit võiks olla selline vastus, et kõik see kristlik fluidum ja see sisu ja see, millest me oleme siin terve tänase päeva kuulnud, et see käib ka võib-olla kuidagi niimoodi kahte jalga, et üks on see looja inspiratsioon, kui ta on selle kuidagi vormistanud ja on ka vastuvõtja. Et on ka see kuulaja, millise kõrvaga ta kuulab. Sest et kui mõelda, et see loovuse and on puhas selge kingitus, siis kui sa ei ole nii-öelda, ma ei tea, paberitega kristlane ja sa kasutad seda imelist andi, siis tegelikult mulle tundub, et see on ikkagi nagu looja peegeldus või looja antud. Et kui on lool sõnad ja siis on nagu lihtne, kuidas olid, et mitu peapiiskopi oli vaja ja siis oli veel 3 peapiiskopi ja paar risti sekka ja et siis selgub, et on kindlasti kristlik muusika. Et need asjad ei ole kuidagi pidi sellised must ja valged, vaid pigem minu jaoks on see niisugune esimene sõna, see tänulikkus ja alandlikkus ja vastutus, et sa midagi ehitad sellest, mis on sulle antud ja püüad seda teha nii hästi, kui vähegi võimalik. Kaarel Väljamäe, sina oled kirjutanud luuletusi, andnud välja mitu kogu, ma saan aru, pluss kirjutad veel näidendeid. Millises koguduses neid muidu ette kantakse? Tallinna Linnateatri kogudus. Inspe. Jah, kõigepealt ma pean selles mõttes, vaatasin neid nimesid ja mõtlesin, et sa siin räägid suurest tuntusest ja need kuuldused on liialdatud tuntusest, ma tundus, et ma olen Indrek Luide, õigemini Indrek Luide on mu naise onu, ma sellepärast olen siin. Mina olen siin telekas näinud.
jah. no näed, ei Ja olegi siis- vaja minusugune olla. Mul tekkis repliik veel siin paremale käele, et kui Jeesus võis kutsuda maksuametnikke, siis ta võis ka Toomuski kutsuda, et järgi mind. Et ta, ta kutsus mind enne, kui ma ametnikuks sain. ja siis sellest ta vaatab mööda ilmselt. Aga mis on siin süüdanud? Kuidas? Mis on süüdanud neid mind? asju tegema? Tegelikult, kui päris algusesse minna, siis kui ma oma esimese luuletuse kirjutasin, mis ei ole säilinud, siis see oli ka selline kole sihuke emo üksindus kusagil keskkoolis. See lihtsalt, mul oli vaja kanalit, milles ennast välja elada. See oli nagu esimene impulss. Ma ei tea, kas see on alati kõige parem inspiratsiooniks. Aga loomingu selline teraapiline moment on kindlasti oluline. Aga kui rääkida sellest, mis sa teistele esitled, siis sellest ainult ei piisa. Et esitleda publikule oma hingevalu järjepanu, see on, seda tehakse ja see paneb nihelema ebamugavusest. Et sellest tasub üle saada mingil hetkel, et igal asjal oma koht. Et ma arvan, et mingisugune selline pööre toimus minu kui kirjutajaga tegelikult näiteks siis, kui ma sain isaks. Ma arvan, et ma hakkasin paremini kirjutama, kui ma sain isaks, sellepärast, et ma hakkasin nagu elust rohkem aru saama vastutusest sellest, mis see tegelikult on. Mingisuguste emotsioonide ja elamustega olin nagu kuidagi rohkem kontaktis ja ühtegi taipasin, et võib ka lihtsalt rääkida, kui kirjutad. Kui ma oma esimese luuleraamatu välja andsin, mida ma ei soovita kellelgi lugeda, siis minu vanaisa ütles, et kirjuta teinekord niimoodi, et lihtne inimene ka aru saab. Ja vanaisa on tark mees. Kui ma praegu võtan selle riiulist, ega ma ei saa aru, mis ta räägib seal. Seal on oma loogika, miks ma niimoodi kirjutasin. Aga tegelikult sellised minu jaoks on väga lihtsad elusündmused, mis on käivitanud mind. Et ma nagu väga suurt kujutlusvõimet ei oma kahjuks. Et ma tegelikult mängin selle materjaliga, mis nagu elu kätte annab ja siis kommenteerin mõne sõnaga omalt poolt lisaks. Ja teinekord olen avastanud, et mulle öeldakse, et ma panen sõnadesse ka midagi, mis teised justku mõtlevad, aga sõnu ei ole. Tähendab, inimene tunneb ära minu kirjutatus ise ennast. See on see sama, kus nagu toimub see kohtumine, arusaamine. Kujutluses ma kirjutan, aga see peab ka teise inimese kujutluse viljastama. Siis tegelikult on mingisugune sündmus aset leidnud. Et jah, ma nüüd laiali valguva vastuse andsin sulle, aga ma tegelikult ei tea, mis sa küsisid ka. See ongi see probleem, eks te lähedaste, küll ma räägin pärast, kui tuled mulle teisi peale külla, siis räägime. Tema jutus oli mõndagi segast, aga ka piiblis on selliseid tegelasi. Küll Jansen, sina oled nüüd vedanud seda toimkonda ühe poolt, aga see ei ole sinu põhitöö. Sa oled kunstnik, sa oled näituste korraldaja. Kui paljud üldse kogudused peaksid haakuma selle loovuse mõttega? Jah, ma vastan ka siis, mis ma vastan. Et identiteet on alati hästi keeruline küsimus, et kes ma olen. Aga ma arvan jah, et ma olen kultuurikorraldaja sellises vanas sõnas. Ja ma olin kultuurikorraldaja või kunstiarmastaja ammu enne seda, kui ma sain kristlaseks. Et kristlane ma olen olnud päris lühikest aega, aga mingi sisemine vajadus korraldada näituseid ja jagada seda elamust, mida kunstinäitused võivad pakkuda, et see on mul juba hästi ammu olnud. Ja kuidagi, kui ma sattusin Saalemi kirikusse, siis Toivo Pilli ütles seal ühel keeles konverentsil, et ma sain aru, et kirikutes võiks olla rohkem visuaalset. Ja see kuidagi jäi mulle nii hinge peale, et ma mõtlesin, et okei, et teeme siis ühe näituse. Ja sellest sai mitu. Ja kui ma alguses läksin selle mõttega, et viime kunsti kirikusse, et see on siis nagu kunstihariduslik projekt, et iga kiriku inimesed ei jõua näituse saalidesse, et viime siis neile kunsti lähemale.
ja tutvustame erinevaid häid kunstnikke, siis aastate jooksul on see muutunud kuidagi hoopis teistsuguseks, et natukene on muutunud see ka teistpidiseks, et tänu nendele näitustele, mis nüüd on kirikutes, tuleb kirikutesse uusi inimesi ja tuleb selliseid, kes tulevadki näituseid vaatama ja jäävadki sinna kirikusse. Et mina küll näen, et need pildid kirikute seinte peal on nagu aknad, mis avavad kirikut maailmale ja nagu heas mõttes aknad, et toovad nad üksteisele lähemale. Või nagu sillad, millest me siin ennem rääkisime, et kui me ehitame silla ja siis tekib sinna ühele poole jõe äärde natuke mingeid maju ja teisele poole ja on rohkem põhjust kokku saada. Kas te olete rahul, ütleme, te kõik 5 praegu selle olukorraga, mis on nagu, kui me ikka võtame paralleeli, kuna ta nüüd Eesti Evangeelsele andis toimkond ja ühe poolt on kogudused ja parimad sõnumid tahame levitada, kas loovus kogudustes käib ainult läbi muusika, siin vahepeal käis ka juba, või on siiski võimalik laiemat loovust läbi koguduste, või siis, kui keegi nagu mainis seda, et see konverents oleks teil pastoritele õige konverents. Võib-olla kõik kuulavad praegu läbi Pildiraadio seda. Kõik pastorid hoolega, mis seal tehakse, et kuhu nüüd rünnatakse, mis revolutsiooni tehakse. Et kas nad peaksid oma valged lubjatud seinatäärid üle vaatama ja vaatama, kust siis tekitada loovust. Millised ettepanekud oleks? Võib-olla tõesti, et me võib-olla kristlastena, mul on mõnikord jäänud selline tunne, et me oleme natukene liiga krampis suhtumises loovusesse ja loodusse, sellesse, mis on loodud, ja mõnikord on selline tunne, et kas ma tohin, see on hästi hea laul on, aga kas ma tohin ikka kuulata seda sellepärast, et selle autor ei ole ju usklik inimene. Kas ma tohin seda balletti vaatama minna, hästi hea ballett, aga see helilooja oli ju, no kujutad ette, mis ta oli, eks ole. Ta ei olnud üldse nagu hea mees, paha mees oli täitsa. Või kas ma tohin seda luuletust lugeda, et hea luuletus on, aga autor, ta lihtsalt võtab viina, eks ole ju, et minu meelest on ikkagi, küsimus on selles, et kas seda pala, kas seda sõnumit, kas tal on jumalik puudutus või ei ole, teate, ma olen kuulnud kristlaste loodud kristlikku muusikat, ma kargan laua tagant püsti, panen raadio kinni, ma ei saa kuulata selle pärast, et see on halb muusika lihtsalt. Et küsimus ei ole üldse selles, kes selle on teinud, vaid huvitaval kombel, nii nagu see Savinõu meile ütles, et Jumal suudab kasutada ühte vastikut meest ühe hea luuletuse kirjutamiseks. Ta suudab kasutada väga halba inimest väga hea balleti kirjutamisel või väga hea loomingu, mis iganes loomisel, et see Savinõu on vääritu ja roostes kraanist võib tulla õudselt head vett tegelikult. Et me natukene liiga palju võib-olla vaatame selle Savinõu peale, ütleme, et kui minu kirikusse nagu see Savinõu ei sobi, et see sõnum, mida tema on öelnud, et see äkki ei sobi, aga tegelikult on sellel jumalik nagu puudutus küljes, et me peaksime vähem krampis olema ja rohkem vaatama selle asja sisu peale, mitte nagu selle välise peale. See puudutab nüüd palju. Ja kuule, mis puudutab pastoreid, armsad pastorid, nemad ju on lausa sooloesinejad, nad ju kogu aeg peavad jutluseid, üksinda, kõik kuulavad. Nagu räppar, tõesti. Tõesti, et kui Meego, tagasi tulles Meego sinu isiksu juurde, et maapõle kunstnik, maapõle see, oled küll ja kõik need armsad pastorid ju tegelikult on. Meil on 370 kuni 600 kunstnikku siis Eestimaal, kes kõik bridživad pühapäevast pühapäeva. Aga kui palju nüüd seda võrgustikku, ütleme, siin on erinevad valdkonnad, kui palju me peaksime koostööd tegema, kas üldse on vaja sellist toetust, nii nagu ütleme, Maarja, sinu laulul oli koor, oli muusika tekstilugeja ja siis see tekstilugeja pluss veel siis see liikumisrühm või tantsijad, ütleme ilusti välja. Ütleme tantsijad, jah. Et kas selline koostöö, kas siin oleks võinud veel maali olla või mis iganes veel vilepuhuja? Kõik tere tulnud. Küsimus on see allikas, küsimus on see, miks sa seda teed, et kui see on nagu sul kuidagi südamest läbi tuleb, siis halleluuja.
sa, Indrek, oled kaval mees, sa tahad kõik probleemid siin ära lahendada, aga need ei ole niimoodi lahendatavad. Sest et see küsimus on liiga suur ja ta käib meil üle jõu. Sest vaata need... Üksinda üle jõu, aga... No, ta käib ka kambakesti koos üle suudame jõu. rohkem. Sest et vaata, inimesed on ju loodud elama ja tegutsema ja oma kunstiga tegelema mingisuguses teatud ühiskondlikus ruumis. Ja me oleme harjunud, et sellel ühiskondlikul ruumil on reeglid. Kui mina Otsa koolis käisin, siis kehtisid veel muusikaajaloos muusikaloo kaanonid, mis tähendas seda, et mingi esimese kursuse üliõpilane ei tule selle pealegi, et ta vaidlustab Johann Sebastian Bachi muusika headust. No mõne teise Bachi, no tühi temaga, aga vanameest ei tohi puudutada. Sellepärast, et see on hea, see on otsustatud, see on kanooniline tõsiasi. Läks mööda natukene aega ja muusikaloo kaanonid hakkasid murenema ja tänapäeval on võimalik saada professionaalseks muusikuks lääne muusika ruumis või lääne kultuuriruumis, ilma et sa teaksid ühtegi Bachi teost või sa teaksid, kes Bach on. Muusikateatri akadeemias õpivad näiteks audiovisuaalsed kunstiinimesed, õpivad rahvamuusikat, õpivad džässmuusikat ja need kaanonid on murenenud ja kui ma ütlesin, et me elame mingites reeglites, siis harjuge ära, reegleid enam ei ole. Me elame reeglite järgsel ajastul. Ei, no kuule, Bach on ikka väga hea. No vaat näiteks selle... Sina oled kanoonilise muusikaloo inimene. Ei ole, vaata, sest et Bachiga on see, et sa pead olema need paralleelsed kvindid ja oktavid, vaat need ei tohi olla, aga mina võin ju teha neid, aga see ei tähenda, et nüüd Bach ei ole okei. Ja sellepärast ei saagi seda küsimust niisama lihtsalt lahendada, et kuna me elame reeglite järgsel ajastul muusikas ja kunstis, siis me peame omale kõigepealt reeglid looma, mille alusel me hakkame kindlaks määrama, kuidas me probleemi lahendame. Ja sellepärast ongi ka kristlik kunst ja kristlik muusika nii kohutavalt kirju ja nii kohutavalt erinev ja ma ei teagi, kas see nii kohutab just on, aga sellepärast ongi mõnikord raske leppida sellega, et kas see siis ongi nüüd kristlik. No sellepärast ma paningi taustamuusikaks Vivaldi, mitte Bachi, aga Vivaldi oli muide taganenud preester, kes pühitseti preestriks, aga kunagi preestrina tööle ei hakanud, kes hülgas oma kutsumuse ja väga mitmed inimesed räägivad sellest, et miks ta seda siis tegi. Nii et Vivaldi ei pruukinud väga kristlik helilooja üldse olla. Kiire küsimus, Kaarel, sulle. Me peame siis lõpetama. Rutu. Sa oled luuletaja. Ma tean, et väga paljud inimesed luuletavad, kirjutavad nii-öelda sahtlisse. Kas nad võiksid sinna jättagi oma luuletused või võiksid sahtlist välja võtta ka kunagi? Vähemalt sulle tulla näitama või siis Ilmar Tomuskile? Kõik inimesed, kes luuletavad sahtlisse, võiks aeg-ajalt need sahtlist välja võtta ja osad on, kes peaksid ka tagasi panema. Mõni luuletaja ajaloos on ju isegi oma luuletuse sahtlist välja võtnud ja põlema pannud. Iseenda või? Nii, igal juhul meil on aega ümber. Täname veel... Ma usun, et selle kõige taustal te saite anda oma kümnised kõik ära, kõik rahad, kotid on tühjad. Ja nüüd me jätkame. Ole hea, sa räägi, mis tuleb.
nii, meil on võimalus nüüd kõikidel oma mõtteid kõikidega jagada ja me teeme seda organiseeritult selliselt, et me jagame selle saali 4. Kui siin ruumis on neid inimesi, kes teavad, kuidas siia üldvalgust saab, siis praegu on see hetk, kui võib seda ruumi natukene valgemaks teha. Ja meil on 4 koordinaatorit, kes seda vestlust koordineerivad järgneva poole tunni jooksul. Maarja, Külli, Indrek ja Ain. Ja me jaguneme niimoodi väga lihtsalt ja loogiliselt. See sektsioon sealt keskmisest vahekäigust tagapool olevad inimesed, ehk siis sealt vahekäigust tagapool olevad inimesed. Olge head, teie minge rõdule ja teiega koos, ei, te olete esimesed reas siin, võt sealt, ütleme, kus see Einike on, see on 4. rida või? Kuskilt sealt alates tahapoole. Teie lähete rõdule ja rõdule teiega koos tuleb Maarja. Siis see sektsioon siin ees, esimesed 3 või 3,5 rida, ütleme, et see Einikese rida võib ennast jagada, kuidas te tahate, kas lähete rõdule või jääte siia, oleme enam-vähem nagu nii. Siis teie lähete teisele korrusele, seal on üks klass. Ja teiega koos ma palun, et sinna läheks Ain. Ain oligi siin just. Et seal on üks klassi uks teisel korrusel lahti. Siis teie, kes te olete siin ees, teie saate minna sinna, kus avati näitus. Seal on ka toole, saate seal istuda ja rääkida. Ja nüüd see sektsioon, kes te seal taga olete, vaat teid on nüüd nagu kõige rohkem, et mul on selline palve, et esimesed 2 rida teist omal valikul, kas lähte rõdule, teisele korrusele või näituste saali. Kui te kõik siia jääte, siis te lihtsalt te ei saa oma jutt ära räägitud. Ja teiega jääb siia Indrek ja kõikidel juhendajatel on olemas 4 teemat, mida te saate koos arutleda ja tähelepanu. Poole tunni pärast me võtame nende teemade sellise lühikese kokkuvõtte Meego juhtimisel siin kokku, nii et leppige ise keskis kokku, kes on see inimene, kes teie grupist tuleb siia ette lühidalt nagu kõnelema, et ma väga soovitan, et see ei peaks olema grupijuht, Ülle ja Indrek ja Maarja ja Ain, et leidke grupist sobiv inimene, kes võiks seda teha. Niisiis, ma palun, jaguneme, meil on võimalus nüüd oma mõtteid vahetada, mis me oleme kuulnud ja neid juurde lisada. Kõik said aru, kuhu nad liiguvad.